Ma olen juba mõnda aega soovinud taastada oma kosmilist mälu. Mind on praegu huvitanud see, et kuhu minu hing veel kehastunud on peale selle maa siin. Kui ma varem ma lugesin vastavat kirjandust ja esitasin taotlusi, et mu kosmiline mälu taastuks, siis ma päriselt tegelikult ei teadnud, kuidas seda teha. Ma jäin justkui ootama, et millal see juhtub. Kuid nüüd hiljuti ma tegin väikese meditatsiooni ja selle käigus ma läksin üliteadvuse seisundisse. Miski tunne suunas mind taotlema näha oma hinge energiat. Ja kui esimese hooga tulid kõik need sajad ja tuhanded kehastused justkui minu silme ette, siis ma need lükkasin kõrvale. Ma tahtsin näha midagi põnevamat, ma tahtsin näha midagi kosmilisemat. Ja minu silme ette tuli roheline planeet. Ta tundus olevat nagu plasmaline, selline ilusad selged värvid. Ja selle planeedi ümber on kollakas kuldne sõõr. Ja ma läksin sinna lähemale. Ma justkui suumisin ennast sinna sisse ja ma hakkasin nägema valgeid kuubikmaju. Ma sain aru, et need on looduslikul viisil ehitatud, nad on nagu loodusega kooskõlas. Ma vaatasin veel ringi ja seejärel ma märkasin ühte tiigi moodi kogu, nagu veekogu. Ja väga selgelt nägin igihaljast puud, sellist okastega kuuske meenutavat puud. Ja see tundus, et see puu on seal väga tähtis, aga ma ei saanud täpselt aru, mis funktsiooni ta siis täitis. Taamal olid kaunid mäed, väga looduskaunis keskkond. Seejärel märkasin ma ühte olendit, kes meenutas mulle naisterahvast. Tal oli käes punutud korv ja ta võttis sellest veekogu moodi kohast oma ämbriga justkui veeelemendi moodi materjali. See keskkond seal on väga harmooniline ja väga rahulik, toetav. Seal puuduvad igasugused sõjad, konfliktid, ärapanemised, egomängud, kannatused, piin, nälg, kõik see, mis meile tundub justkui iga päev. Seejärel tekkis mul peas küsimus, et miks osad hinged sinna kehastuvad? Mis nad seal siis õpivad või kuidas nad oma hingeenergiat seal arendavad? Mis on need väljakutsed siis seal? Mis see annab hingeenergiale, kui ta seal kehastub? Ja ma sain vastuseks, et seal keskkonnas on võimalik arendada oma sellist kõrgemat potentsiaali, sellist kosmilist kõrgemat potentsiaali. Sellepärast, et see keskkond on nii toetav ja arendav. Ellujäämistasandil ju ei saa areneda ega õppida. Pane laps näiteks ruumi, kus ta vanemad tülitsevad või on hästi pingeline õhkkond. Näiteks tuleb raadiost või telekast sõjauudiseid või vaesumisest, näljast ja vägivallast erinevaid uudiseid, siis on väga raske omandada uut materjali, ennast kuidagi arendada. Sellises keskkonnas õpib inimene ellu jääma. Aga uut materjali on väga raske omandada, vähemalt sellist kõrgemat. Kuid seal keskkonnas on kõik tingimused olemas, et saaks just kosmiliselt oma potentsiaali arendada. Ja sellepärast hinged mõnikord sinna kehastuvadki. Ja millist potentsiaali siis seal saab arendada? Ükskõik mis tegevused, võtame kas või ehitaja. Kui meil peetakse justkui ehitajat sellist lihttööliseks, kes
järgib justkui mingit kindlat eeskirja või projekti või kindlat süsteemi, siis selline kosmilise ehitaja potentsiaaliga hing õpib looma harmooniat ehitamise käigus. Tegelikult on ka meil siin maal selliseid hooneid, mis toetavad elusolendite taastamist või tervenemist, näiteks püramiidmajad, kus inimesed elavad, või igasugused looduslikud materjalid, mis toetavad inimest. On võimalik luua sellist kõrgemat harmooniat ehitamise käigus. Samamoodi lastega tegelemine. Need lapsed ongi lihtsalt hoitud ja neile antakse süüa või õpetatakse, õpetajad näiteks, kes lihtsalt järgivad sellist mõistuslikku teooriat või reeglistikku versus see, kui on kõrgem õpetaja potentsiaal, kus õpetaja õpetab südamest südamesse. Ta on magneetiline, ta mõjub nii, et õpilased tahavad kuulata ja areneda. Selline kõrgem potentsiaal. Ja ka meil on selliseid õpetajaid, kelle kõrgem potentsiaal on võib-olla hoopis midagi muud teha. On olemas ka selline kõrgem tervendaja potentsiaal, et kui näiteks, kui meil haiglates järgitakse jällegi kindlaid protokolle ja välja töötatud süsteemi, siis selline kõrgem tervendaja potentsiaal tähendab seda, et tehakse inimese heaks just seda, mida vaja on. Luuakse sellist sisemist tasakaalu inimese kehas, et ta saaks terveneda. Ja seda potentsiaali võiks iga arst ja iga tervendaja oma töös kasutada. Mitte lihtsalt näpuga reegleid järgides, vaid tehes seda asja südamega, ja mida ma usun, et väga paljud kindlasti ka teevad. Siis ma sain teada, et kui hing on seal oma potentsiaali käinud arendamas ja ta kehastub siia, tal on võimalus kogu seda potentsiaali siin rakendada, sest see on tema hinge energias olemas. See on sinna salvestunud. Kuid mõnikord meil ei ole kontakti sellega või on see kontakt kuidagi kadunud või me ei suuda eristada sellist tõelist tunnet, seda sisemist häält, mis meid justkui suunaks seda potentsiaali kasutama. Meil on hästi palju sellist tehislikku süsteemsust loodud, mis meid justkui sellest kosmilisest potentsiaalist eemale kisub. Kuskil seal sügaval sees annab ta endast märku ja meil on võimalik olla ka siin maailmas ehitaja, kes on kosmiline harmoonia looja läbi oma käte. Et mitte olla lihtsalt süsteemi reeglite täitja, vaid ollagi see kosmiline kõrgem õpetaja, toetaja, hooldaja, kasvataja, hoidja ja oma tegevusega luua lastes harmooniat, et nad õpiksid ja areneksid sellises harmoonilises keskkonnas, mis on nii vajalik selleks, et areneda. Ja kui me tervendame, et me ei oleks lihtsalt süsteemi reeglite järgijad, vaid me kasutaksime päriselt sellist kosmilist harmooniat, me looksime patsientides sellist sisemist harmooniat, et nad kiirgaksid seda ka endast välja siia maailma. Ja kui me kõik kasutame oma sellist kosmilist harmooniat, sest ma usun, et meis kõigis on see potentsiaal olemas. Igalühel on see erinev, siis me saame ka siin maailmas
elada harmoonilist, hirmuvaba, ilusat elu, kus me ise kiirgame harmooniat endast välja. Nii et kogu meie keskkond ongi harmoonias. Et sellisel juhul tulekski mõelda, mida me loome oma tegevusega. Kas me loome juurde rohkem stressi ja kaost, eraldatust, üksindust, muresid või me loome harmooniat nii enda sees kui ka endast väljapoole, mida me oma tegevusega päriselt loome ja millist potentsiaali me oma tegevustes päriselt kasutame. Vot seekord oli selline huvitav lugu ja mina ise isiklikult olen sellisel teekonnal, et avastada oma kosmilist tervendaja potentsiaali. Ja minu tööriistadeks on homöopaatia ja sellised personaalsed meditatsioonid ja kõrgem energiatöö. Seega, kui ma saan kuidagi abiks olla või on lihtsalt soov midagi jagada või minu käest midagi küsida, siis minuga võib julgelt ühendust võtta. Ja nii kauaks ilusat harmoonilist päeva